1, 2, 3. Tere! Tere! Nii, mis me täna teeme? Pakki lätti! Jaa, meil on üks Magda Beauty pakk tulnud. Ja nüüd teeme siit lätti. Ja näitame siis, mis me oleme tellinud. Meil on, Melinda on ka meil vlogger. Vlogib need Ma võttis neid pakki. Ma tõin ise pakki. Oota, see käib tegelikult teiselt poolt lahti. Teeme siit poolt. Okei. Näe, siit niimoodi peab tulema. Ahaa. Ja järgmine kord sa tead siis. No nii. No mis meil siin pakis siis on? Enne oma. Emme omad. Me just tulime õuest, et tegelikult täna on 20. juuni. Kell on 8:30 juba. Just õuest tulime. Ma istutasin 3 roosi peenrasse. Ja tegelikult ma pean veel õue tagasi minema, sest... See on enne oma katusi. Jah, meil oli paki näitamine. Nii. Mul olid siis juuksehooldustooted olid otsas ja... Või siis kohe saamas otsa. Ja siis mul... Ma näitan kohe veel, mis mul otsa oli saamas, aga siis... Mul on selle Vella Fusion tooted mulle meeldivad. Vaata, mul on inimesed pakki see. Jaa, oota, ma räägin sellest ennem. See Vella Fusion mask, siis võtsin. Ma väga tihti tellin ka selle sama seeria siis šampooni ja balsamit, aga seekord ma võtsin lihtsalt maski, et mul šampoon on isegi alles natukene põhjas. Nii. Ja mis me järgmisena näitame? Nii. Järgmisena siis mul on siin kõhuke, mida ma väga hoolega iga hommik õhtu määrin. Ja vahepeal ka, kui tunnen, et sügeleb või kuidagi siuke kiskuv tunne on. Et mina armastan kasutada sellist tummy butter. Kakaovõi, jah. Siin sees on ka siis kollageeni, argaaniaõli, siis on sheavõid. Tämä vaatan tänni saada. Ja ühesõnaga parabeni vaba, see on siis nagu rasedatele spetsiaalselt mõeldud. Peal on kirjas, et 48 tundi niisutust, aga mina olen pannud seda nagu 1 kord päevas, kas hommikul või õhtul. Siin nad soovitavad seda isegi panna ööseks peale selle. Ja ma olen teinud ka niimoodi ja siis päeval panen õli või siis mul on üks kreem. Et jah, et see on päris hea. Mul üks sai just otsa ja siis tellin teise ka. Ma ei tea, palju mul veel seda vaja läheb. Ega väga palju aega ei ole veel jäänud. Ja siis on Oribe, ma nüüd avastasin uued tooted, mis mulle nüüd ka meeldivad, on siis Oribe Hair Alchemy. Sina räägid või? Siis need on nii ilusad, need pudelid on ka. Vaatame, sellised ilusad kollased. Oda, ma näitan. Sellised kollased. Ma ei saa teha lami oma. See on siis balsam ja siis šampooni oma ka. Väga siuksed nagu ilusad pudelid, mulle meeldivad ka nagu, need on nagu väiksed aksessuaarid ka vennitoas. Mul on ka kohe otsa saamas, et ma siis tellisin juurde. Selati! Ja see oligi kõik. Ja mul on tegelikult üks pakk on mul veel tulemas. 2 pakki on tegelikult veel tulemas, aga eks siis ma näitan neid siis, kui nad laekuvad ja seekord siis olid sellised vajalikud asjad. Aga me nüüd teeme kiiresti süüa ja siis ma pean veel minema õue, ma pean panema salatile ikkagi katted peale. Panin just maasikatele, meil hakkavad maasikad punaseks minema. On ju? Meil olid seal suured punased maasikad juba. Ma vaatasin linnud juba hakkasid huvi tundma ja siis käisin ostmas täna seda linnuvõrku ja panin linnuvõrguga peale maasikatele. Ma panen kodus siia. Sina pani tuppa. Ja siis, jah. Aga siis salatil ma hoian nagu kated peale. Mulle tundub, et siis salat on nagu selline, keegi ei lähe seda seal sööma ja teiseks salat tundub nagu siuke värske või kuiv ära, kui ei lähe puiseks. Mulle tundub, et see on tänu katteloorile, aga mine tea. Et ma panen uue katteloori, sest üks hakkas juba nii rebenema igast otsast ja ma panen nüüd uue peale.
Me pane kinni see. See on kinni ju. Oi, kallikene, mis asja sa tegid? See ei käi niimoodi lahti. Ära tee palun. Näe, see käib niimoodi. Väga hea lõhnaga on see. Aga ära palun mängi nendega. Need ei ole mänguasjad. Nii, aga praegust teeme süüa. Teeme juukse ja šampoon on see. Teeme pakkelati. Ei, nüüd hakkame teeme salatit. Nii, meil on siis oma ja redised. Nüüd ajas on kobliäänine mees. Oot, nooga. Oi, mees ära. Liika nii palju ja ma panen. Anta võtta. Mis on linkindo pidi. Niimoodi ongi õige pidi. On siis klassikaline juust. Pane vale pidi. Miks ma peaks seda vale pidi panema? Ma tahan maista. Ära näppudega palun pane. Ära tee. Ma tahan. Ei. Oda veel. Kohe hakkame sööma. Nii. Katki. Las seda salati sisse pane. Nii, ja nüüd paneme soole ja pipart. Ja soole ja pipart. Nii, lase lahti. Jah. Ma pani ise. Tubli. Ja selline näebki välja meie suvesalat. Sööme seda siis täna koos tatraga, jah. Ja see ongi kõik liha meil täna ei ole, sest me sõime lõunaks suure lihatüki, on ju Melinda. Või nüüd praegu siis teeme veel leiba võiga ja see ongi kõik. Ja ma tahan süüa leiba. Tere! Tere, jah. Melinda ka taustal ütles tere. Meil on praegu siis käes laupäev juba... Jaa, me hakkab juba liigutama. Ja me liigumegi praegu, kell on 11. Liigume... Melinda ütleb, et ta sõi pudru ära. Ei, see on tõsi, jah. Me sõime pudru ära, põhimõtteliselt panime ta valmis ja liigume nüüd maale, liigume minu vanemate juurde ja võtame vanemad peale ja liigume edasi Haapsalusse. Ja võtame lilli. Ja lilled võtame ka, õige Melinda, sul on õigus. Võtame lilled ja me lähme siis lõpetamisele, et mul õelaps, vanem tütar lõpetab. Ja teeme trikki ka, ütleb Melinda. Aga tuleb jah selline natukene pidulikum päev täna. Eks praegu on see lõpetamiste hooaeg. Aga jaa, praegu oleme siis tee peal ja kuna aktus lükati nüüd tund aega edasi, siis meil on natukese aega üle. Ja Melinda, me sõidame autoga. Nii et jah, et siuke värk täna siis. Ja liigutab killiluulana. Sinä mut lennäksid, on ju seda lennata. Melinda, kas sa said pai teha Piiu-Piiule või?
Ja se Piu on tiukka söjakas, on Teema on söjakas. Mõned söjakas, kun se vähän. Oi, kas need tibud ka lasevad ennast kätte võtta või? Nad on tiuksed rumalad jah, aga noh, ma vaatan. On tiuke. Ma vaatan, kas ma saan sealt võtta. Gunnar tahab amps teha vist. Gunnar ei tee amps. Mis Gunnar? Kodus sõid vist. Ja pisike Piiu ka. Nii, et see on pisike Piu. Väike Piiu. Ma ei taha bye-bye. Ei taha või? Ma ei taha selline. Ja tema on Mis sa pisike. sellist ei taha? Tema on selline pisike. Tema on kirju. Tema on Mandžuuria. Ma mõtlesin, nimi on Mandžuuria. Mandžuuria vutt. Tema seal on Eesti vutt. See valge või? Ei, see teine on Eesti vutt. Tavaliselt sellised. Ja tema on Mandžuuria vutt. On ilus. Dekoratiivvutt jah? Oi, ta ikka muneb ka. Oi, mis ta teeb? No ta on närvis, tal on süda nii täis. Ta ei kurjaks. Ta on kuri. Jah, Närvid läbi. närvid läbi. Tema on Mandžuuria. Tere hommikust on 22. juuni on ja meil on siis pühapäev ja eile siis käisime minu õetütre, vanema tütre lõpetamisel Noarotsis. Ja oli tore näha. Õe perega polnud ammu kohtunud ja läksime pärast ka kuskile sööma. Veetsime natuke aega ja siis jõudsime koju ja ega eile rohkem midagi teha ei jõudnudki suurt, et aga täna on, eile oli suht vihmane ilm. Eile oli suht vihmane ilm, täna on selge, aga täna on vihm, täna on tuuline, aga päikest ei ole. Kuule mind Linda. Täna on muidu ilus ilm, aga tuul on nii kõva, et muide ma sain täna pannkooki tegime, kuna on pühapäevas tegime pannkooke ja sain peenrast 3 punast maasikat ja olid maitsvad. Aga jah, et hakkavad vaikselt tulema ja vabandust, mul kuidagi täna see mõte ei jõuksa. Aga jah, on hommik ja ma joon siin parasjagu oma kohvi, ma teen tööd siin. Sest tööd on ikkagi mega palju, ikka need majandusaasta aruanded ja mul on mega pikad järjekorrad veel. Ja natuke teeb see stressi mulle, aga pole midagi teha, see tuleb kuidagi üle elada. Pluss on veel pühad tulemas, et jah. Et siin praegu on siis selline olukord jah, et ma pean siin tööd tegema veel, aga kuna täna on niisugune nagu ilus ilm, siis ja pärast lõunat kuskil vist see tuul pidi ka vaibuma, et tahaks ka õues aega veeta, et ma korra seal maasikaid korjates ma nägin, et hirnestele on vaja tuge või neid nööre juurde panna, et nad on juba nii kõrgeks kasvanud ja nägin, on juba kaunad, mõned olid sul paksemad, et äkki saab hirnest proovida ja roosid, et ma istutasin 3 erinevat roosi veel põõsasse sinna penrasse ja siis see vana roos mul on õitsema hakanud, ma vaatasin pärast äkki, kui lähme õue, võtan teid kaasa, näitan teile ja siis on jaaniplaanid on meil suht rahulikult. Melindita. Ja siis jaanideks lähme siis homme, lähme minu vanemate juurde, kuigi on niisugused vihmased koledad ilmad, me oleme selles Melinda, ära palun niimoodi kommenteeri. Meil on suht vaiksed väiksed plaanid, et me oleme väikses seltskonnas, et nagu nii vihma vist sajab ja niisugune, aga proovime ikka lõket teha ja tähistada. Ja jah, eks me siis homme võtame teid kaasa ka sinna, vaatame, mis me teha ära saame. Nii, ma olen nüüd teinud mingi hommikust kuni siis mingi kella 5 tegin tööd või kella 4, siis lõunat sõin alles kell 5 pühapäeval ja siis me tegime Melindaga, jalutasime õues ja Melinda tahtis veel jalutada, et nüüd läks Herman temaga ja nüüd olen üksinda siin aias praegu ja sõin salaja jäätist, et ma ei peaks Melindaga jagama
aga mõnus on jah siin terrassi peal. Aga ma mõtlesin, et ma näitan, et pole ammu näidanud, mis mul aias toimub. Kõik on roheline. Aga lähme vaatame lähemalt. Mul on siin roos. Õitseb juba. Ilus kreemikas roosa. Ma mäletasin, et ta oli valge, aga siin on veel õienuppusid tulemas. Ja kipslill on sellel aastal kuidagi eriti suur. Ma korraks hakkasin mõtlema juba, et see on umbrahi. Aga vist on ikka kipslill, ma ei ole siia midagi muud ju pannud. Ja teisel pool ka päris suured teised. Ma nüüd hakkasin muretsema, et kas roosil on piisavalt ruumi siin. Järsku ma pean need välja võtma sügisel mujale paigutama ja need kipslilled rohkem servale panema. Et roosil rohkem ruumi oleks. Ja siin mul on siin. Seda peinalt ma ei ole ka ammu näidanud. Siin on mul siis... mul on selle nimi meelest läinud. Mis selle nimi oli? Mingi Jaapani asi oli. Tuleb praegu meelde, mis selle nimi oli. See on siin hakanud ilusasti õitsema. Ja mul on siis hiljuti ostetud üks roos siin. See peaks nüüd olema valge roos. Seal on peaks olema siuke pikkade nende varte otsas siis tumepunased suurte õitega roosid, mis me saime kingituseks. Ja seal taga on mul siin veel üks roos, mis ma ka nüüd hiljuti ostsin ise. See peaks olema... vist oli... Oi, mul on sipelgad siin. Kohe vaatan uuesti, mis... Roosa on see. No muidugi silmaga näha ka, et siin on õis on tulemas. Aga mul on sipelgad siin peenrasse sattunud. Siis mul on veel siin igasugu lilli. Kohe õide purkemas. Ja ma ei mäleta, kas ma panin nüüd siis iiriseid ka. Need näevad välja nagu iirised. Sügisel olen pannud siis vist. Ma ei mäletanud. Ja siin on mul mingi lill. Seal on mingid astrid, raudrohud, seal on mingi mendiline, siin on mingid kõrelised ja siin on nüüd siis sibulad, mis ma nüüd tellisin Hollandist, mis ma siis panin maha, need on nüüd taaliad. Need siin enamus on kõik siin taaliad, aga juba kaua läheb nendel aega, ma ei tea, kas pole piisavalt soe. Seal on siis gladioolid ja siin on siis ka mõned need, siit tulevad need hostad, mõned. Ja siin on siis need ülaselised jälle. Ja siin peavad olema tulikad ka. Natuke umbruhtuga. Kuidagi tagasihoidlik on siin praegu jah. See asi, ma loodan, et siit läheb ilusamaks ja tihedamaks. Ja peenharde juures on mul siis lood siin salatid, ma hoian endiselt siin katteloori all. Siin on mul redis. Redist ma juurde ei külva enam. See, mis siin on, see on. Ja ma kurkidele ma vast panen pikemad toed. Aga siin on pisikesed kurgid tulemas. Mul ongi väikesed kurgid. Peaks olema nagu suuri ei tulegi, peakski väiksed olema. Suvikõrvits mul ei edene. Ma ei tea, keegi kirjutas, et see läheb nii suureks. Ma ei tea, kas mul üldse need ellu jäävad. Aga nendega on mul ka plaanid, et kuidas ma neid toestama hakkan. Siin on mul porgand. Nüüd on juba natukene harvendatud. Eks aeg-ajalt harvendan veel. Kartul on siin. Kartul vajab tegelemist natuke. Siis maasikad. Täna hommikul korjasin 3 maasikat. Siin on veel juba näha järgmised punased. Linnuvõrgu ma panin kohe ennetavalt ette, et mitte ühtegi ei tahaks lindudele loovutada. Aga tuleb maasikaid, jah. Ja siis on seal herned. Siin on mul nüüd siis... kõik tulid välja siin mul.
tilli ma panin nii hilja maha, et tilli mul on nii vähe ainult. Siin on mul siis teine jagu herneid ja siin on siis see esimene jagu. Ja täna juba sai esimese kauna proovitud. Siin on kaunad küljes, ma täna juba saime Melindaga proovida ka. Oli üks paks kaun, oli ka koos hernestega. Aga praegu siin kaunad on peenikesed veel. Siin on üks natuke paksem. Aga herneid tuleb. Nii tore. Tomat on siin. Sibul on meil päris suke lopsakas. Ja siin on mul porgandid. Ja siin on mul siis see meliss, ma pean seda kärpima vist. Siis on mul need enda seemnest pandud lilled siin mõned eitsema hakanud. Sellised. Õunapuu küljes on paar õuna. Oi, see on mul seal kõveras, ma pean ta kinni panema ilusasti tuulega ikka.